Miks meie kardame siis need endisid vana punaparonid, andke andesele niimoodi väljendama, kuid see asi on nii ja see oli ja on ja jääb. Kas me nõuame seda või ei? Tänan teid. Põllumehed protesteerivad, mille vastus on, kas nad loodavad, et neid aitavad kätte kukkunud rahahunnikud või hoopiski võib-olla arvuti on see, mis päästab nende mured. Tervist! Tere! Teate te midagi tiigrituurist? Ei tea. Tiigrituuri ma pole kuulnud. Kas te teate, mis asi on arvuti, mis asi on internet? No jah, ma midagi tean, aga ärge nüüd tulge põllumeeste kokkutulekule, meile siin tehnikat välja jagama. Mis oleks, kas see teeks teie tuju heaks, kui te saaksite praegu arvuti? Ei, mitte eriti, sest ma olen liiga vana selle jaoks. Mida te teate tiigrituurist? No praegult teeme tiigrituuri jaoks arvuteid ja inimestele antakse võimalus tutvuga arvutiga vabas õhkkonnas. No minu jaoks on see sama, mis vanasti, kui kartuleid hakata ruutpesitsi äkki kasvatama. Et vaat nii on parem, nii tuleb parem kartulisaak. Minu jaoks on lihtsalt selline moe asi, praegu on väga moes, tiigrituur, tiigrihüppe. Aga no võtame kas või puht minu erialalised, kui ma tahaksin sealt saada ükskõik mis teavet. Noh, ma olen võõrkeeleõpetaja. Või siis kirjandust või võtame sellise, ütleme kas või Baudelaire'i või see, mis mina tean, ma tean rohkem kui seal, siin on väga elementaarne, sageli infantiilne, naiivne. Nii et minu jaoks ei ole muud mitte midagi kui järjekordne selline moeshow. Proua, miks teie siia tiigrituurile tulite? Just sellepärast, et tahan peaministriga rääkida. Miks te arvate, et peaminister tiigrituuril on? Raadio ütles ju, mul on raadio ju kodus. Nüüd oli vaatama, kuidas see asi siia sätitud on. Kuidas telgid paigutud on ja kas muru väga palju tambitakse ja võt niisugust asja. Ja arvuteid ja internetti ei tulnud ka uudistama? Ega ei tulnud küll, sellepärast, et see asi on väga kaugel minu. Siin Passlepa. Praegu alustatakse tiigrituuri Kuressaares ja president Lennart Meri peab seal kõnet. Ta ise on küll siin, aga tema kohalolek Kuressaares pole tarvilik, sellepärast et tema kõne jõuab siit Passlepast Kuressaarde läbi videotelefoni. Me võime olla uhked, et Eesti on taju, kus asub kõige kiirema arengu luum. Aitäh teile kõigile ja head edu tiigri köttele mööda Eestimaa teid tegemisel. Siin on nüüd kiiker, ma tõmban ta lahti. Ja laulusõna ütleb, ma vaatan paadist kiikriga, kui kaugel on mul Saaremaa. Kui ma siin kiikriga vaatan, ma näen Ramsi-Neeme, see on Eesti mandri kõige läänepoolsem punkt. Ja Ramsi-Neeme taga on Vormsi. Aga Saaremaad ma näen praegu siit ekraani peal. Ja selles ongi meie laulu ilu ja meie elu ilu. Meil tuleb uusi laule teha, sest vanad laulud enam ei peegelda seda realiteeti. Ma praegu nägin Saaremaad siin oma kirjutuslaua peal. Tänavuse tiigrituuri üheks motoks on, et seda, mida sa ei ole seni julgenud küsida, mida teie küsiksite?
Oih, ma ei oska öelda, mida ma siit, ma olen küll jah, tegelikult ma olen küsinud ühte ja teist eelkõige, mis siin internetipangandust ja rahade liigutamist puudutab, sest teatud mõttes on ikkagi natukene hirm, kui selle arvuti sisse kogu oma raha ja krediitkaardi numbrit panna, et kas nagu midagi järele ka jääb, aga vähemasti need vastused, mis ma olen saanud, on olnud küll julgustavad, ehkki ega mul hirm päriselt kadunud ei ole endalgi. Näiteks ütelda kuu peale minek ja paremate aparaatidega ja see mind kõige rohkem huvitab. Mina olen rohkem selliseid managemendi poole asju teada saanud, aga loomulikult eks ma ikka õpin ka arvutitest üht-teist. Minule väga meeldib. Ei ole selliseid inimesi olemas, kes siin nagu käiksid ja vaikselt kuskil eemal piiluksid põõsast ja ei julgeks midagi küsida. Eestlasel on nagu kuidagi suu hakanud nagu nina alla risti kasvama, et ei ole kinni nagu üks mulk, aga küsijaid on väga palju. Mis nad küsivad? Küsivad, mis tarkvara see oli, mis sa näitasid, kus seda saab? Kas sa tuled ja näitad mulle praegu kohe ära, et kuidas ma sellega midagi teha saan? Nii, kui palju neid inimesi on, kes seda teevad? Kui palju sellest võiks kasu saada, kui ma omal kaupluse teen? Kas ma võiksin näiteks piima hakata interneti kaudu müüma? Või kas interneti kaudu piima saab osta? Tule näita mulle, kus kohast neid kontserdipileteid saab selle internetis. Kuidas see tasuta elektroniposti saamine käiski? Mida sina oled küsinud Tiigrituuril, mida sa seni ei ole julgenud küsida? Mina olen enda jaoks küsinud, et ma vaatan inimeste silmadesse, kas seal on nagu sära näha. Et kas see kõik, mida siin täna räägitakse, kõik need 8 päeva on räägitud, et kas see on olnud inimestele huvitav, kas nad saavad sellest aru ja kas see on nagu Eesti tulevik või mitte. Tiigrituur näitab inimestele, mida kaasaegne infotehnoloogia suudab. Kuvari vaatamise asemel võib pähe panna Sony digitaalsed prillid ja korraga on olemas nii heli kui ka pilt. Eesti Päevalehe 4. külge koostatakse meediatelgis, digitaalne fotoaparaat kaotab ära ilmutamisele ja skaneerimisele mineva ajakulu, pilt on kohe pärast pildistamist meediasse saatmiseks olemas. Täna hommikul on ta kella 7 ajal käinud vett tõmbamas ja tõmbas hea 1,6 sekundit seal vett ja kõige viimati on ta käinud just hiljuti 12 ajal tualetis vett tõmbamas. Ning siis on näha ka graafikud selle järgi, et millal ta käib tavaliselt tualetis ja me näeme, et hommikul tema päris varajane poiss ärkab kuskil kella 6 paiku üles ja kohe esimene asi läheb Padavai tualetti. Tiigrituuril koostati uudislõike, mida läbi ESTN-i saadeti TV3 õhtustele uudistele. See ongi infotehnoloogia lakkamatu kohalolek meie elus. Nüüd on see juba igapäevane reaalsus. Inimese elu muutub, aga ta ei lähe mitte tingimata muretuks, sest internet loob meile plahvatuslikult niisuguse määratult suure materjalide hulga, kus me peame valima. Ja see ongi võib-olla interneti peamine saladus. Ta ei vabasta meid mitte kunagi mõtlemise vajadusest. Ta lihtsalt toob niivõrd palju tegureid juurde, mille vahel tuleb valida. Et inimese vaim jääb alati valitsema masina üle. Mitte kunagi ei hakka masin valitsema inimest. Minu meelest see ongi tänase tiigri kargamise tuuri peamine sõnum. Näete, siin on tema kass ja ta on oma kassiga internetiga ära ühendanud. Siin on näha, millal tema kass viimati söömas on käinud. Andestust, mida te Tiigrituurist teate? Teile mitte ühtegi sõna ei vasta. Mida sa Tiigrituurist tead? Tegelikult mitte kui midagi. See vist nagu sind eriti ei ole aidanud? Ei ütleks. Eesti Telefon toetab Tiigrituuri sellepärast, et see on üks väga tõsine samm inimese muutmiseks ja inimese või kodaniku integreerimiseks infoühiskonda. Nimelt Eesti Telefon ja Eesti Telekom on veendunud ja usuvad Eesti riigi šanssi ehitada üles infoühiskond, kuna Eesti riigil on need eeldused selleks. Ja need eeldused, võib-olla lühidalt öeldes, oleks küllalt väike keskkond, kiiresti muutuv keskkond, inimesed, kes on võimelised muutuma.
no mis sinu kõige lemmikumad asjad on, kui mõelda nüüd arvuti interneti peale? Mängud, igasugused. No need action-mängud. Kas arvuti seostub teile eelkõige mängimisega? Internet on ka. Jah, igasuguseid teisi huvitavaid asju. Internet on ka kihvt. Jututoad. No mida seal internetis nii väga teha? Jututoad on kõige paremad. Kas niimoodi näost näkku ei ole parem rääkida? Ei ole. No tundub see arvuti väga koole riista poole. Ei tundu. See päris lihtne asi paistab olema. Muudkui liigutage seda setikad seal peal ja kõik tuleb kätte kuulata. Kas te loodate oma edasise elu ilma arvutita? Ma loodan küll, sest mul ei jää väga palju enam elada. Mis te arvate, kas te oma edasist elu ilma arvutita kujutate ette? Hästi ei kujuta ette ilma arvutita, jah. Mina töötasin siis, kui oli arvelaud ja siis Felix arvemasin, sellega korrutasin ja jagasin. Ja nüüd mul ei ole mõtet nagu õppida seda. Ja mul ei ole lihtsalt seda tarvis. No ma olen ka kodus ühendatud internetiga. No eile õhtu püüdsin ühendust saada 1,5 tundi, ei saanud, panin kinni, läksin raamatu kokku, võtsin sealt siis vastav asja, mis mul oli vaja, oligi kogu see tiigrituur sellega lõppenud. Kas praegu võib-olla seda infotehnoloogia, arvutite ja interneti levikut, arengut üle ei tähtsustata? Ei, ma seda ei usu. Tähendab, Eestis me peame õlaga taga nügama, sest eestlane on nii natukene aeglane, flegmaatiline ja teate, isegi Vene ajal see on meid ju päästnud, et me ei võtnud mitte maisi üle, kui Moskvas niisugune käsk tuli. Ja niisugust väikest sümpaatset umbusku kõige uue vastu on Eestis olemas, seda peabki olema. Ja selles mõttes nügame natukene takka. Aga ei, ma ei usu, et seda võib üle tähtsustada.